Võrumaa muuseumis tähistati reedel piduliku koosviibimisega 50 aasta möödumist päevast, mil kultuuriministri käskirjaga asutati Kreutzwaldi memoriaalmuuseumi kodulooline filiaal Võru Kodula muuseum. Praegu Võru instituudi osakonnana tegutsev muuseum jõuab uudistesse eelkõige regulaarselt korraldatavate kunstinäitustega, kuid hoogu on juurde antud ka lastele harivate programmide pakkumisega. No kuidas 50-aastane Võrumaa muuseum elab? Ma arvan, et praegu elab väga hästi, sest praegu on meil lapsi väga palju muuseumisse tulnud, vahepeal oli madalseis, aga praegu on nii, et mina ei suudagi kõiki vastu võtta. Nii et juba järgmisest aastast kõik, et hästi läheb praegu. Mina vähemalt arvan niimoodi. No mida muuseum pakub? Mina pakun ja muuseum pakub hästi palju programme, igasuguseid ajaloolisi ja me teeme hästi palju ka koostööd õpetajatega viimasel ajal. Et õpetajad pakuvad välja, et meil on seda vaja, et mis me kokku saaksime. Ja siis me teeme kokku mingi programmi, et meil on hästi palju programme just sündinud läbi õpetajatega rääkimisega. Et selle üle ma olen uhke, et mul on tekkinud tugiõpetajad nii-öelda, kes on mind väga palju aidanud niimoodi, et ma ei olegi pidanud neid paluma, nad on ise kuidagi tulnud mu juurde. Ja seda ennem räägitakse, et ei ole olnud. Et selle üle mina olen uhke, et ma olen selle saavutanud. No mida siis lastele siin Võrumaa muuseumis näidatakse? No ikka peab tegema tavalised programmid, mis on siis nii-öelda tunniplaanis, kõik need tähtpäevad, siis üritame alati minna kaasa muuseumi aasta teemadega. Et on see aasta on mereaasta, siis tegime mereaasta teema, et kuidas elu ümber Tamula toimus, pütsime kala muuseumis, aga saime hakkama väga hästi, vaatasime, kuidas kiviajal kala püüdmine käis ja üks aasta siis oli pillimängi muusika-aasta, siis tegime muusikat, tegime rütmipille ise ja rääkisime Võrumaa muusikutest. Nii et proovime hästi palju ka nende asjadega kaasa minna, et natukene oma programme ka huvitavamaks teha, et ei ole ainult niimoodi, et ainult tähtpäev. Nii et siis, ja muidugi tihti toome ka oma muuseumifondidest mingeid huvitavaid asju välja. Et üks aasta oli meil kommiprogramm ja see tuli sellepärast, et oli Võrumaa kommivabrik tähistas oma sünnipäevi, et meil oli hästi palju aastaid möödus sellest ja siis me tegime kommiprogrammi ja lapsed said kommi teha ja siis me vaatasime neid kommipabereid, mis vanasti oli, millistes karpides neid hoiti ja millised masinad meil on. Ja tuli välja, et see tänav, kus muuseum asus, see oli vanasti kommivabrikuid täis, mis lastel oli väga-väga põnev tegelikult. Nii et ma arvan, et oleme mitmekesisemaks natukene läinud, nii palju kui võimalik on. No millised eksponaadid siin on sellised, mille peale lapsed 100% alati või ütlevad? Nii kui uksest sisse tuleme, paremat kätte on luukered ja ei saa üle ega ümber ja kui nad tulevad ukse peal sisse, siis nad küsivad, kas me täna ka luukeresi vaatame. Mitte midagi teha ei saa. Luukered on kõige tähtsamad asjad üldse ja muidugi poisid, kui tulevad suunaga siis siit sinnapoole, on relvad. Nii et relvad muidugi jäävad neile ka kohe silma, et need on kaks kõige tähtsamat asja, aga luukered on natukene üle kui relvad ikkagi, sest tüdrukuid on ikka ka hulgas väga palju. Ja selle läbi aegade on ainult üks kartnud. Nii et teistele kõikidel on väga põnev tundunud see ja alati tekib küsimus, miks on naiste luud heledamad kui meeste omad, sest meil on seal luukered on nii, et poiste oma on tumedam ja naiste oma on heledam. Nii et, no miks siis on meeste? No lapsed leidsid lahenduse selles, et naised on niisama ja tüdrukud ilusamad ja nad on isegi surnuna ilusamad. Nii et lahendus on selline. Aga nemad ei kuula üldse seda, et võib olla erinevates pinnastes leitud need luukered, et nemad just mõtlevad hoopis teistmoodi. Nii et... No mida tulevik toob? No ikka palju programme, et juba registreeritatakse usinasti järgmisesse aastasse ja paistab, et tuleb väga töine, nagu seegi aasta, nii et alates septembrist ma ei ole ükski päev saanud puhata nii-öelda selles suhtes heas mõttes, et kogu aeg on maja lapsi täis olnud ja paistab, et järgmine aasta on loota veel, et tuleb täpselt sama.